Iisraeli eelseisvate parlamendivalimiste eel panevad parteid paika oma võimalike saadikute nimekirju. Nüüd on peaminister Netanyahu teinud olulisi avaldusi seoses oma Likudi partei nimekirjaga. Meie korrespondent Alex Ladin toob üksikasjad. Üks nädal enne partei eelvalimisi valmistub Likud võitluseks. Üleöö teatas partei, et palub oma sekretariaadil kinnitada 3 nimekirjas reserveeritud kohta 3 kõrgele tegelasele. Välisminister Gideon Saarile, kaitseminister Israel Katzile ja Likudi keskkomitee esimehele. Paberil on see suur võimalus. Likud ütleb, et Israel Katzi koha kindlustamine võimaldab tal keskenduda julgeoleku küsimustele, selle asemel, et võidelda häälte pärast. Saari kohad tulevad tema partei ja Likudi ühinemislepingu kaudu ning Haim Katz saab oma koha tänu sellele, et ta juhib partei enda keskkomiteed. Kuid need reserveeritud kohad tekitavad partei sees vastureaktsiooni. Üks minister nimetas seda sisuliselt huvide konfliktiks, osutades, et Haim Israeli Leer kontrollib sisuliselt nii keskkomiteed kui ka sekretariaati, 2 organit, kellelt oodatakse oma enda reserveeritud kohtade kinnitamist. See tuleb vaid päev pärast seda, kui Likud tutvustas oma esimest Netanyahu toetatud kandidaati, kellele reserveeriti koht nimekirjas tehnoloogiaettevõtjad Oren Dubrovskit, kes paigutati 11. kohale ning temalt oodatakse pärast valimisi tehisintellekti poliitika vedamist majanduse, tervishoiu ja hariduse vallas. Tema asetamine nimekirja tõi kohe taas tähelepanu vanadele sotsiaalmeedia postitustele, sealhulgas teravale kriitikale president Trumpi suhtes, mille eest Dubrovski on juba vabandanud. Paha meel tuleneb ka sellest, et Netanyahu saab praeguste küsitluste kohaselt määrata kokku 9 liiget parteis, millel on 22-24 kohta. Poliitiline ping tõusis veelgi pärast eilset Tel Avivi ringkonnakohtu otsust, mis tühistas Likudi tribunali otsuse, mis oleks võimaldanud ametis olevatel ministritel, Knesseti liikmetel kandideerida piirkondlikes eelvalimiste ringkondades. See tähendab, et umbes pooled praegusest Likudi fraktsioonist võivad end leida järgmisest Knessetist välja jäetuna, kui nad ei loobu oma kohtadest, et piirkondlikult kandideerida. 1 nädal on jäänud ja Likudi eelvalimiste võitlus muutub aina segasemaks. Minuga stuudios on nüüd poliitikaanalüütik Gil Hoffman. Gil, väga tore, et oled meiega stuudios. Ma mainin, et alles eile õhtul istusime 24 Newsi stuudios ja arutasime kaitseministri Israel Katzi ning tema kampaaniavideoid eelvalimisteks. Ja siin me nüüd oleme. Päev hiljem ta ei pea enam eelvalimistel kandideerima. Mis üleöö muutus? Tegelikult muutus see umbes nädal tagasi. Nicole, me ei teadnud seda, aga Netanyahu tegi selle otsuse juba nädal tagasi, et anda see reserveeritud koht kaitseministrile. Mitte sellepärast, et ta on kaitseminister või et Iraaniga on sõda. Kui keegi otsustas selle tõttu oma pommivariandi avada, siis hoidke see kinni. Sest ta on parteis lihtsalt väga mõjukas. Sekretariaadi juhina kontrollib ta partei rahaasju. Nii et Netanyahu peab temaga hästi läbi saama. Kuid see, mida ta tegi, oli see, et ta ootas paar päeva. Ta pani teda stressama ja sundis teda tegema veel rohkem viraalseid videoid, mida sina ja mina võiksime pidada piinlikeks või piinlikkust tekitavateks, aga Israel Katzile need meeldivad. Ta võib küll Katsi õnnelikuks teha, aga ta ei tee kõiki Likudi Knesseti liikmeid õnnelikuks. Tali Gottlieb, tema kritiseeris seda otsust teravalt. Ta ütleb, et see pilkab Likudi valijaid. Kas me näeme, et see tekitab parteis rohkem lõhesid? Vaata, Netanyahu võib parteis teha mida iganes ta tahab. See on väga selgelt välja öeldud. Ja Tali Gottlieb sai palju meedia tähelepanu, kui ta kritiseeris kaitseministrit. Ta näeb end ühe vähestest Likudi tippkohtade kandidaatidest, mis ei ole reserveeritud. Ja see võibki olla aidanud tal selle meedia tähelepanuga, mille ta on saanud. Ja pole midagi, mida Netanyahu vähem tahaks, kui näha, et see vastuoluline kisakõri saab nii kõrge koha. Mõned teised Likudi uudised küll. Danny Lewis lahkus Likudist hareedide mõju tõttu. Oodatakse, et ta liitub Iisrael Beitenuga. Ja nüüd oodatakse, et teda asendab Loodi usunõukogu esimees, hareedi Likudi aktivist Shabtai Hatash. Kas see sümboolika kahjustab Likudit? Siin on meil Knesseti liige, kes lahkus parteist haredide mõju tõttu ja teda asendab haredi aktivist. Irooniline, kas pole? Natuke küll. Aga tõsi on see, et Likud on juba aastakümneid teinud selle liidu ultraortodoksidega ja see on ainult tugevnenud. Valijate silmis on see nii, nagu see on ja nemad peavad otsustama, kas see on see, mida nad tahavad.
nüüd on tuhandeid ultraortodokseid haredisid, kes on liitunud Likuudiga ja nüüd on neist saanud Likuudi keskkomitee liikmed. Ja nüüd on neil esimest korda Knessetis oma esindaja, kes on seal vaid paar kuud väga sümboolses mõttes, sest Knesset ei pruugi kunagi koguneda ja teda ei pruugita kunagi ametlikult ametisse vannutada. Aga see on avalikkusele sõnum, et see on praegu valitsev partei. Ja võib öelda, et paljudele inimestele see ei meeldi, kuid nad saavad üha enam peavoolu osaks. Ja nüüd on neil ka valitsevas parteis oma Knesseti liige. Kui me vaatame nende uut loosungit, siis see on Likud, laiapõhjaline rahvuslik valitsus, kui rääkida kampaaniatest. Itamar Ben-Gvir ütleb tegelikult talle see loosung ei meeldi, sest tema arvates ei peaks see olema lai rahvuslik valitsus. See peaks olema parempoolne valitsus parempoolsetele valijatele. Aga Kill, mis on Netanyahu nägemus laiapõhjalisest rahvuslikust valitsusest? Ma ütlen sulle, iga valimiste ajal ütleb ta, et kavatseb moodustada ühtsusvalitsuse. Ja ta võib seda tõsiselt mõelda või mitte, aga öelda, et ma tahan valitsust, mida juhib Ben-Gvir, ei too talle eriti palju hääli. Kui inimesed tahavad Ben-Gviri, siis nad saavad hääletada Ben-Gviri poolt. Nii et ta tahab meeldida laiemal avalikkusele, ta peab liikuma poliitilise kaardi keskmesse ja see loosung on selleks hea viis. See kõlab hästi. Jätame Likudi korraks kõrvale. Räägime Yesh Atidist. Seal on uus parlamendiliige Michal Kababia. Ta astus just Knessetisse ja tegelikult on ta pärit Ameerikast. Ta on pärit Virginiast. Ta asus 2000-ndate alguses Iisraeli elama. Mida Michal praegu Knessetisse toob? Ta on esimene Knesseti liige Blacksburgist, Virginiast, väikesest lõunaosariigi linnast. See ei üllata mind, et ta on esimene. Tõenäoliselt võib-olla ka viimane, tead, kunagi ei tea. Vaata, ta esindas anglo valijaid. Ja see on imeline, et nad võtavad I24 vaatajaid nii tõsiselt, et usuvad, et Knessetis peab olema esindatus I24 vaatajatele. Ma arvan, et igal parteil peaks olema koht reserveeritud I24 vaatajatele. Nii et ta on sõber ja ma soovin talle kõike head, aga tõenäoliselt ei saa ta isegi ametivannet anda. Ta tuli täna Knessetisse ja tegi mõned toredad pildid. Nõustun, et iga partei peab kuulama I24 Newsi vaatajaid ja meie ülesanne on neid vaatajaid teavitada. Nii et Kill, aitäh, et olid minuga stuudios. Ma hindan seda. Ja